Hello, sorry, kui siin on mingi väga palju taustahelisid täna, sest et mul õhkfritt käib, ma teen lõunasööki, siis mul beebimonitor on siin, kus white noise natuke kostab, sest et Demi läks just uinakusse, et see on ainuke aeg, kus ma saan filmida midagi ja mul on ka aken lahti, sest meil on kuumalaine ja mingid lennukid lendavad, mingid mootorrattad sõidavad, ma ei tea, naabrid on aias ehk siis igasugust taustaheli võib olla, aga te jätsite mulle küsimusi Instagrami 4. trimestri kohta. Ma tegin 1. trimestri video, 2., 3. meie viljetusteekonna videod on kõik siin video all, ehk siis kogu nii-öelda rasedusega seotud asjad on siin video all ja ma mõtlesin, kuidas seda nii-öelda seeriat siis kokku tõmmata. Kõige paremini oleks ikkagi teha ka 1.–3. beebi elukuust, mida tihtipeale kutsutakse 4. trimestriks. Veel üks küsimused ja vastused video, et kuidas meil on läinud. See on kõik siuke nagu keeristorm olnud, nii et jah, ma loodan, et ma jõuan selle kõik ära filmida siin enne, kui Demi ärkab. Nii et alustame siis otsast teie küsimustega. Hästi paljud inimesed küsisid, et kuidas siiani on läinud, kas see 4. trimester on olnud raskem või kergem, kui ma arvasin. Ja ausalt ma ütleks, et täpselt nii raske, kui ma arvasin. Selles mõttes mul hiljaaegu enne mind, siis aasta enne umbes sündis on ju vennal laps, kellel oli ka alguses mingeid kaaluprobleeme, ma mäletan. Ja lõpuks, kui nad said toiduasja korda, siis läks Marta nagu ülirõõmsaks ja õnnelikuks, aga alguses ka nuttis hästi palju. Siis mul sündis sõbrannal laps 6 kuud enne Demi, kes siis ka ei maga põhimõtteliselt üldse hästi palju nagu raskemaid asju seoses beebiga on nende elus. Ja siis Tuulil sündis laps jaanuaris, et põhimõtteliselt ma olin juba eelnevalt ennast vaimselt hästi ette valmistanud, pluss ma olin siis Martat käinud hoidmas ja nii edasi, et ma nagu ootasin mingit mega hullu ja rasket perioodi, sest see on nagu kõige suurem kohustus, mis sul elus saab olla üldse, kui sul sünnib laps, sest et see on nagu järsku mingi pisik elus olend, keda sa pead elus hoidma, on ju. Mul oli naalaga seesama šokk alguses, aga Demiga siis nagu 10 000 korda suurem kultuurishokk, et ma ütleks, et ma nagu seda ootasin tegelikult, et kindlasti see on raske. Kindlasti see ei ole mingisugune nagu kerge periood olnud need 3 kuud, aga ma kuidagi olin ennast hästi nagu ootasin kõige hullemat niimoodi ette valmistanud, et selles mõttes isegi ma arvan, mu ootused olid suht realistlikud. Siis küsiti veel, et kuidas saab siukseks asjaks üldse kunagi valmis olla ja kuidas teada, mida tegema peab, et kuidas nagu ennast kasvõi natukenegi ette valmistada ja ma soovitakski, kui vähegi võimalik, hoida mingeid väikseid beebisid raseduse ajal, äkki tuttavatel või sõbrannatel, et käia nende juures. Raseduse ajal see tundub veits tüütu, sest see pole veel nagu sinu kohustus, aga teisest küljest, kui sa tõesti nagu võib-olla kas või iga kuu või korra nädalas kellegi beebit hoiad, ma ei tea, märkmeid vahetad, uurid une kohta, siis võib-olla see kindlasti annab mingit sükest lisaeelist võrreldes nendega, kellel üldse pole kogemust beebidega, on ju. Ja muidugi mingid perekooliloengud ja kõiki siukseid asju võid teha ja ma tegingi, aga ma arvan, selleks nagu päris enda lapseks tegelikult ei valmistasin mitte miski ette, sest et ma ütlen, see on järsku nagu 24/7 kohustus. Su aju on kogu aeg töös, su keha on kogu aeg töös, see on mega väsitav, ehk siis sa ei saa ka otseselt valmis olla, aga teisest küljest kõik on hakkama saanud, nii et ei tasu ka liigselt karta. Lihtsalt jah, ma soovitaks võib-olla raseduse ajal siis hoida mingeid lapsi ja uurida nagu teadlikult niimoodi äkki äsja sünnitanud sõpradelt või väikeste lastega sõpradelt nende soovitusi. Siis küsiti, et kui mul oleksid need teadmised kohe, mis mul on täna, et kui mul oleks need olnud kohe Demi sündides, siis mida ma oleks teinud teisiti. Oh my god, lihtsalt ma lugesin sükest tsitaati, et nagu emadus on see, et iga 3 kuu tagant sa mõtled, kui loll sa olid 3 kuud tagasi ja see ongi tõsi, et nagu kogu aeg sa õpid midagi nii palju uut informatsiooni beebide kohta ja tõesti ma olin enne nii loll ja see ongi fine, sest mul polnudki kogemust, aga lihtsalt see unede teema, see on nagu top 1 asi, mida ma teeks teisiti, et see kogu esimene Demi elukuu oli, ma arvan, meile kõige raskem, sest ma ise ei teadnud, ma ei osanud nende unedega tegeleda, ma ei teadnud tema unevajadusi, ma ei teadnud, et mingi kott pimedas beebid magavad, et neil on vaja white noise'i, ma polnud kunagi sükestest asjadest kuulnud, sest kõik beebid, kellega ma olin elus kokku puutunud hästi lähedalt, näiteks Henriga me ju elasime koos, tema esimesed eluaastad ma aitasin ema hästi palju, ma olin nagu hilisteismeline, nii et mul on kõik need asjad tegelikult meeles. Siis ma hoidsin vennalast hästi palju eelmine aasta, aga ei olnud mingit white noise'i teemat, ei olnud mingit pimedas magamist, et siukseid asju ma ei olnud üldse kursis sellega, mida enamus lapsed tegelikult vajavad magamiseks. Ja siis need esimesed nädalad oligi see, et Demi oli hästi magamata, ta oli kogu aeg hästi väsinud, aga ta ei uinud ja ma olin täiesti mingi, ma ei tea, ma ju kussutan teda siin valges toas ja annan rinda, aga ta ei jää magama, et siis ta ei taha ilmselt magada, on ju, aga hiljem siis, kui mulle sai selgeks, et okei, sa viid ta pimedasse tuppa õigel ajal ja ta kohe jääb magama, on ju, et nagu lihtsalt see enda beebi tundma õppimine ja nende unede teema, ma nagu täiega kahetsen või nagu ma ei kahetse, aga mul on lihtsalt mega kahju, et see esimene kuu meie jaoks oli täiesti rikutud. Et see mingi beebi mull nagu minu jaoks on hästi trauma, mis alguses toimus. Just see süstaldega toitmine, esimese 2 nädala graafik, see põletas meid täiesti läbi kohe mõlemad sassiga. Ma arvan, meil oli mõlemal mingi depressioon esimene kuu. Ehk siis, kui me sellest saime lahti ja saime selgeks need unerütmid ja unevajadused, siis jah, meie elu muutus palju ilusamaks Demiga ja palju nauditavamaks. Ja ise oleme muidugi ajaga rohkem harjunud, aga jah, lihtsalt see ongi nagu nii
vajalik, et see algusaeg oli ju Demil siis raske, sest et me ei osanud teda magama panna, mis siis viis selleni, et ta öösel hüsteeriliselt nuttis, sest ta oli päeval magamata ja ta oli üleväsinud. Meie olime stressis, sest me nägime, et meie lapsel on nagu raske, me ei oska teda aidata. Sa guugeldad küll, aga see ei ole ju ikkagi päris see info, et jah, kui ma leidsin selle unenõustaja babyuni.ee lõpuks nad sponsored, siis see nagu täiesti muutis mu elu ja mul oligi lõpuks mingi mentor siis, kes rääkis mulle mingi 3 lausega ära võib-olla need samad asjad, mis ma olin Google'ist lugenud, aga ma olin mingi, see tähendab seda. Ja siis kohe näha, kuidas Demil need uned muutusid, et jah. Ma ei taha isegi mõelda selle esimese kuu peale, sest mul on nii kahju, et see oleks mind nii ilus aeg olla meie elus. Võib-olla see isegi oleks võimalik, sest me lihtsalt õpime jooksvalt ja me ei osanud neid asju alguses, et jah, kahju lihtsalt, et Demil oli raske ja meil oli raske. Siis küsiti, et kas keegi andis mingi soovituse mulle või midagi, mis ma mõtlesin nagu kohe, et mind see ei huvita või mina seda tegema ei hakka, aga et nüüd ma näen, et okei, ma ikkagi teen seda ja paar asja, ma arvan. No esiteks White Noise Machine. Ma küsisin seda sõbrannadelt kingituseks küll, sest see oli kuidagi mingi ostunimekirjas, et nagu üks asi, mis võiks vaja minna, aga ma ei teadnud tegelikult nagu miks seda vaja on, ma ütlen, ma ei olnud nagu nii kursis ja nüüd see lihtsalt on top 1 asi, mida me kasutame, on Uneli White Noise Machine ja beebiuni tegelikult oli ka just oma White Noise Machine'iga välja, aga lihtsalt see, et sa ei pea oma telefoni jätma mingi vihmaheliga ja sul on lihtsalt nagu sükene piisavalt vali, aga samas mitte lapsele kahjulikult vali seade, mis kogu aeg huugab, kui ta magab ja aitab tal sügavamalt magada, et see on nagu mega lihtsalt ja paljudel ei oleks seda vaja, by the way. Kõik need asjad, millest ma räägin, kui su laps magab valges, kui su laps uinub kergesti, siis sa ei peagi niisuguseid asju tegema. Sa võid täiesti vabalt oma rütmis kulgeda, võtadki vabalt chillilt, sul ei ole mingeid äppe vaja, siukseid olukordi on ka ja see on täiesti fine ja väga normaalselt magavaid lapsi on ka, aga on ka väga palju beebisid, kes lihtsalt ei jää näiteks valges toas magama või siis kui jäävad mingi hüsteerilise nutuga kukuvad ära. Väga palju beebisid, kes vajavad valget müra ja ma ka algselt ju ei läinud kohe pimedasse tuppa valge müra, et umbes hellitan ise oma lapse ära, mis paljud arvavad, et umbes ta peab harjuma valges magama. Siis ma arutasin seda ka unenõustajaga, et kas ma peaks nagu harjutama natuke hämaramasse teda tuua, siis natuke valgemasse, siis unenõustaja ütles ka, et sa ei saa nii väikest beebit ära rikkuda justkui, et need vajadused muutuvad, kui ta saab vanemaks, et sa ei pea White Noise'i mingi 5-aastaselt ikka plastima, aga lihtsalt praegu see aitab tema une kvaliteeti hoida nii väiksena, et see, kui mina näiteks oma lapse mingi pressiks kuskil valges magama, kui ta väga ei jää, kusjutan teda 5 tundi, et ta lõpuks siis jääks, siis tegelikult see uni ei ole nii sügav tal ja nii edasi, et lihtsalt kõik need asjad, mis ma räägin, need on nagu seotud minu lapsega ja ei pea arvama, et igal beebil on neid vaja, aga see valge müra oli kindlasti ja teine asi oligi, vaatasin sõbrannasid mingi, kes panevad äppi umbes, et parem rind, vasak rind, mingi kõik, mis tal mähkmes oli, ma mingi okei, too much, nagu ma ei hakka ever seda tegema ja reaalselt nüüd ma panen iga mähkme kirja äppi, ma panen iga imetamise kirja äppi ja kõik uned on ju kirja äppi, mida ma alguses ei teinud ja mul on nii hea keskmine süke ülevaade Demi nädalast, kuust, kui midagi näiteks on päevas valesti, siis ma näengi, et võrreldes eelmiste päevadega näiteks ta magas nii ja naa, see kohe mõjutas tema ööd, järgmine päev timmin ja kõik on korras ja need asjad nagu päriselt toimivad. Samamoodi rinnapiima lapsena siis see kakamise teema, et nad ei kaka nii tihti, ehk siis mul ongi mingi hetk oli tal päris kaua kõht kinni ja siis ma saingi kohe äpist vaadata. Algselt see mähkmete kirja panemine tundus nagu suht mõttetu, et mida ma panen siin pissis on ju, aga lõpuks, kui ma arstiga arutasin, siis ma sain täpselt öelda, on ju, millal ta viimati kakas. No mingid siuksed asjad, et nagu jällegi sa ei pea seda tegema, aga ma olen nii siuke type A inimene, et mulle meeldivad reeglid, rutiinid, mulle meeldib asju üles märkida, ehk siis minu jaoks need äpid ka ikkagi nüüd ma olen nende ohver ja ma täidan neid, aga ma ütlen, mulle annab see lihtsalt südamerahu, et mul on mingi ülevaade temast ja tema tervisest, tema rohtudest, mis ta võtab, tema seedimisest, tema magamisest, et ma ei pane lihtsalt puusalt nagu just sellepärast, et meil tegelikult oli esimene kuu nii raske ja magamised olid nii pekkis ja et siis minu jaoks see on toonud palju mingi mõnusama, rahulikuma kulgemise. Ja siis küsiti, et millega ma siiani harjunud ei ole. Ma arvan, et nagu Demi mõttes ma olen suht kõigega harjunud, sest et see on nii intense, see on nagu full bootcamp iga päev ja 24 tundi. Aga pigem millega ma ei ole võib-olla harjunud, on see nagu paarisuhte aspekt selle juures. Et kuidagi, ma ei tea, ongi, kui sul on hea mees või nagu siuke avatud mees, kes suhtleb sinuga avatult ja meil oleme nagu aastatega hästi palju oma suhte kallal tööd teinud ja teraapias käinud varem ka ja nii, et siis mul oli kuidagi mingisugune nagu visioon sellest, milline see vanemlus ja partneri suhe meil hakkab vanematena olema ja see ei ole üldse siuke. Ehk siis see on asi, mida ma siiani õpin, et kuidas seda saada balanssi ja kuidas nagu nii-öelda sass, kes tähega üritab teha ja aidata, kuidas nagu asjad, mis ta teeb, et need oleks mulle piisavad, kuidas saada teda mõndasid asju rohkem tegema ja ongi see hästi levinud, et näiteks meeste puhul nad väikeste beebidega, hästi väikeste beebidega, nad ei oskagi väga midagi teha, naistena me lihtsalt mingi imetame ja see kuidagi tuleb loomulikumalt, on ju. Ma näen, et see iga nagu nädala ja kuuga see initsiatiiv ise tegeleda lapsega, võtta vastutust, et see tuleb aina rohkem, aga kuidagi ma ootsin seda kohe päevast number 1, et see oli võib-olla minu jaoks kõige harjumatum ja siiani me leiame mingit rütmi ja ma arvan tegelikult, kui Demi kasvab,
saab aastatega see rütmi leidmine nagu jätkub teie suhtes, sest suhe on ju järsku hoopis teistsugune, mingi kolmas inimene on järsku ka teie suhtes sisuliselt. Siis keegi on küsinud, et mis on mu 3 soovitust esmarasedale, mida võiks teada ja milleks valmis olla, et see on ka natuke see nagu esimene, et kuidas üldse ennast ette valmistada, aga ma hakkasin mõtlema selle peale, et näiteks ma olen ülitänulik, et ma tegin demitoa enne valmis, mitte et mul oleks seda tuba nüüd hullult vaja, aga ma tean, et mulle tekitaks stressi, kui see oleks tegemata, et ta magab küll oma uinakuid seal toas ka üksikuid, aga see ei peaks ju olema veel täiesti mingi full mööbeldatud, me värvisime seinad ära, kõik detailid olid justkui nagu valmis tehtud raseduse ajal, ehk siis võib-olla see oli natukene nagu üle võlli, et me nii detailselt ette valmistasime, aga teisest küljest ma olin üks päev seal toas ja siis vahetan seal muidugi mähkmeid iga päev ja nii edasi, on ju, mõtlesingi, et kui siin oleks mingisugune plaust ikka, kui see oleks ikka meie kolituba, ma teaks, oleks mul kuklas ja ma pean sellega tegelema hakkama, siis see tekitaks mulle sihukest ärevust ja stressi, sest praegu igasugune pisike kohustus kasvõi ma olen mingi, ma ei suuda, ma ei taha, ma ajumaht on täiesti piirini täis nendest päevadest, mis ma Demiga veedan. Mul on reaalselt mingid sõnumid telefonis, kus mus oletame keegi sõber on mingi, et helista mulle, kui sul aega on ja reaalselt ma lihtsalt nagu ma ei helista, sest et mul ei olegi aega. Sellised pisikesed kohustused, mis mul on, et lihtsalt jäävad kuhugi vedelema, ehk siis toa ettevalmistamine, kui sa oled ka siuke nagu mina, et sulle meeldib, kui asjad on tehtud, siis valmistaks toa ette. Siis jah, ilmselt kui sa ei ole veel väga nii-öelda lähedalt kokku puutunud tunde ja tunde hoidnud lapsi, kui sul on võimalik kellegi beebit hoida, siis tee seda, kui ei ole, it's fine. Nii või naa harjud ära ja õpid oma last tundma. Ja number 3 siis jah, võib-olla tõesti mingid perekooliloengud või nagu natuke ennast ette valmistada, aga ma ütlen, rasedana võib-olla ma ei oleks seda infot niimoodi talletanud, nii et iga asi omal ajal. Ma ütleks, et põhisoovitus isegi esmarasedale on see, et naudi rasedust. Ma tean, et rasedus on siuke periood, kus paljudel on mingisugused füüsilised vaegused ja ma ei tea, raske on ja vastik ja see ei taha. Usu mind, see 4. trimester tuleb palju väsitavam, vähemalt minu jaoks ja ma arvan tegelikult paljude jaoks, et jah, sa saad sellest füüsilisest vaegusest lahti, aga siis hakkab alles minu arust tõeline töö, ehk siis nagu lihtsalt naudi. Kui sa vähegi saad magada, sul ei ole mingit unetust, siis lihtsalt maga, ära üldse tõmble raseduse viimasel perioodil üle millegagi, take it easy ja oota seda ilusat perioodi, kui sul on beebi käes lõpuks. Ma ütleks, et nagu negatiivsed asjad, jällegi see käib lihtsalt asja juurde, aga ilmselgelt ma ütleks top 1 on ikkagi see väsimus ja tui, knock on wood, meil praegu on mingisugune, hakkab tulema see 4. kuu uneregressioon, ma näen Demil, aga üldjuhul siiani, kui me saime selle tema päevarütmi ja unevajadused selgeks, ta magab nagu ingel, ta on nii hea laps. Ta on selles mõttes minu arust, ma arvan, ikkagi kerge laps, et nagu magab öösel, kõik on nagu selles mõttes täiesti fine temaga, aga isegi siis nagu sellise lapsega, kes magab, mis siis ma ei kujutagi ette, kui laps nagu ei magaks, see oli esimene Demi elukuu ja siis ma olin lihtsalt täiesti hullumas, nii et ma tahaks kallistada kõiki emasid, kes on praegu seal olukorras ja võib-olla mul tuleb see veel, ma ei tea, aga lihtsalt juba nagu magava lapsega see vaimne koorem kogu aeg, non-stop lihtsalt kohustus su peas on nagu siuke negatiivne asi ja sa teed seda teadlikult, selles mõttes ma ei ole kordagi mõelnud, et mingi, mida ma tegin, ma kahetsen last, isegi mitte oma mingites kõige raskemates momentides. Ma kuidagi vaatan teda ja see on minu jaoks worth it, aga ma olen alati olnud siuke inimene, kes on nõus nagu raskeid perioode üle elama mingi ülla eesmärgi nimel, ma ei tea, mind nagu ei heiduta see, et on raske, ma kuidagi valmistasin ennast ette, aga jah, magamatus kindlasti. Kindlasti ka paari suhte mingi uue rütmi leidmine on selles mõttes nagu võib-olla negatiivne või lihtsalt raske. Aga positiivne on ikkagi see, et see on sinu laps ju, ma muidugi ootasin ka väga kaua last, et kui sa kõhkled lapse saamise osas, siis ma olen küll täiega mingi, et kui mul oleks kas või mingi 5% kõhklust, siis see postpartum, ma arvan, oleks väga-väga raske, et kui sa ikkagi ei ole kindel, kas sa tahad lapsi, siis ma ei ütle, et ära tee, aga lihtsalt mõtle natuke veel ja oota. Kui sa oled veel noor ka, siis pole kiiret kuhugi, sest et see ei ole kerge asi nagu beebit kasvatada ja ma arvan, mida suuremaks laps saab, seda suuremaks kasvavad mured ka, on ju. Aga see armastus ja ikkagi, kui sa soovid nagu pere luua, soovid lapsi ja sa teedki seda selle eesmärgi nimel, et sa tahadki seda peret, siis minu jaoks nagu see on lihtsalt nii ilus vaadata teda kasvamas, näha tema mingeid, ma ei tea, üldse seda, milline ta välja näeb, mida vanemaks ta saab, seda rohkem ta annab sulle tagasi, ta naeratab, mingi iseloomujooned tekivad, Demi on hästi siuke rõõmsameelne, itsitab kogu aeg, lihtsalt see ootusrõõm on mul nii suur, et ma lihtsalt tahaks juba teda viia kohtadesse, kui ta on suurem, ma tahaks temaga reisida, ma tahaks talle pakkuda ülihead elu, ma lihtsalt nagu nii ootan neid kõiki hetki ja üritan nautida ka praegust hetke, kus me oleme siin beebi eas, ehk siis kindlasti positiivsed minu jaoks kaaluvad üle negatiivse, aga see on väga-väga raske ikkagi. Ma ei hakka üldse valetamagi, väga raske on esimesed kuud vähemalt beebiga minu arust. Siis mult küsiti, et kas ma olen muretsenud oma vormi pärast nüüd siis peale sünnitust ja kas keha on taas nii-öelda enda oma, kas see vibe on tagasi. Siis keegi teine ütles, et ma näen hea välja, tubli, et ma trenni teen ja ise ta on 4-kuuse lapse ema ja 0 energiat, et trenni teha.
ma lõpetasin selle suveks valmis väljakutse mingi 3 nädalat tagasi, on ju, ja ma ei ole ühtegi trenni teinud sellest saadik, sest et ma tundsingi, et okei, ma saaks seda teha ja ma nüüd paningi selle tuharakava endale järgmiseks nädalaks, et ma proovin seda alustada, sest see on ainult 3 päeva nädalas ka, et ma lihtsalt nagu tahtsin korra pausi, sest et beebi kõrvalt ongi need uinakud on nagu nii vähesed ja need ei ole alati nii pikad, kui sa ootad ja sa üritad mingeid muid päevaseid asju teha, pluss siis tahaks ju vahepeal lihtsalt raamatut lugeda, elu nautida, puhata. Ehk siis see trenn kuidagi, ma tundsin, et okei, võib-olla nagu overkill. Selleks perioodiks ta oli super. Ma tunnengi, et kui ma teen nüüd jälle paar nädalat puhkust ja võtan nagu aja maha, siis ma saan jälle mingi uue kavaga alustada, sest tegelikult see füüsiline enesetunne ja vaimne on täiesti öö ja päev, kui ma teen trenni või ma ei tee. Et ma isegi üldse ei muretse selle pärast, et kas mul on mingi six-pack või et ma oleks mingit teatud kaalus, ma ei jõua isegi selle peale mõelda, nagu täiesti suva. Energia ja kuidagi, ma ei tea, meeleolu oli palju parem kohe, kui ma tegin trenni nendel päevadel, ehk siis ta ikkagi annab sulle mingit õnneharmoonia, on ju. Ja kas mu keha on enda oma, siis seda mingi bounce back imist ma nagunii ei usu, meie kehad muutuvad, kui me oleme rasedad, saame lapsed, kellel vähem, kellel rohkem. Et see ei ole mingisugune prioriteet praegu, ma arvan, et ma ei tunne kunagi enam ennast nagu vanana või nii-öelda, aga samas ma ei tunne ka ennast mingi mega halvasti. Ma ütlen, see suveks valmis väljakutse kuidagi tõi mind tagasi võib-olla selle vana Karini juurde. Ma nagu ei prioritiseeri, et ma näeks täpselt samasugune välja ja mul on isegi see pruun triip kõhu peal alles, et see läheb minu arust veel nagu aega täiega, et mingid asjad nagu taastuks. Kõht on kindlasti palju pehmema nahaga, see on täiesti fine, et ma lihtsalt aktsepteerin seda, et keha muutub rasedusega ja ma ei tea, ma olen lihtsalt nii tänulik, ma ütlen, sest me ootasime ka nii kaua last. Ilmselgelt sa tahad mingit moodi välja näha ja kui sa oled naine, on ju, me tahame ilusad olla ja mis iganes, aga minu jaoks see prioriteet on hästi shiftinud ja ma lihtsalt tahan ennast tunda nagu rõõmsameelsena ja hästi. Kui mul on bikiinides mingi väike kõhuke kuskilt üle, ausalt, mul on nagu nii suva. Siis on emotsionaalse poole kohta ka küsitud ja suhte poole kohta, et kuidas see raske aeg on mõjunud, siis kindlasti ma ei ütleks, et ta on nagu muutnud, et mingi intiimsus või mis iganes, et me ikkagi oleme lähedased, et me ei ole nagu kaugenenud üksteisest, aga ma tunnengi nagu mingites perioodides, eriti kuna see hormonaalne shift on hästi tugev peale sünnitust ja sa oled hästi nagu trigerdatud, hell, kõik asjad ajavad sind endast välja. Mu ootused olid kuidagi võib-olla liiga ebarealistlikud. Ükskõik kui palju mees ka ei taha sind aidata, naisena sa paratamatult ikkagi teed rohkem, eriti kui sa oled imetav ema, on ju. Ehk siis see kohustuste jagamine on nagu olnud siuke, et sass on nagu imeline, ta kodus teeb kõike, tegeleb pesuga, koristab, toob viib pakke, aias teeb kõike, nõudega tegeleb, tellib meile söögid, selles mõttes nagu tõesti märkab mingid detaile ja niimoodi, et kõik ülejäänud nagu koormad on mõlult nii-öelda tõstetud, aga ma ütlen lihtsalt kuidagi ma eeldasin alati, et ema-isa saavad anda täpselt sama palju beebile ja ikkagi praegu, kuna Demi on alles nii väike, enamus ajast mina nagu tegelen temaga. Aga jah, ma näen nagu, et mida vanemaks Demi saab, seda rohkem see balanssi läheb ja ikkagi iga kord, kui mul on vaja mingeid asju teha, siis sass saab ja kui ma lähen mingi sõbrannadega brunchile, siis kunagi ei ole mingeid kommentaare, et mingi miks või kuhu või kui kauaks on. Aga kuidas me toime tuleme, ongi lihtsalt räägime. Meil on hästi palju olnud juba esimese 3 kuu jooksul hästi pikkasid vestlusi. Ma olen ise ka hästi siuke, et kuigi ma olen võib-olla ärritunud ja hormonaalne, siis ma ei kaaguta, ma ei karju, ma räägin hästi nagu vaoshoitult, et nii, et olukord on siuke, mis sa sellest arvad, kas sa tahad midagi omalt poolt öelda, need on minu mõtted minu peas, kas sa oled nõus või mis on sinu mõtted sinu peas, et me kuidagi nagu arutame ja siis algselt võib-olla isegi on mingi defense natuke kummadki poolt mingi kaitserefleks, aga lõpuks me nagu alati jõuame mingise ühise nagu arusaamani ja liigume siis koos edasi. Aga jah, varem ilma lapseta oli kindlasti vähem neid vestlusi üldse vaja, nüüd on lihtsalt see uus elukorraldus, mingid uued reeglid, asjad, et siis me üritame siin leida mingit tasakaalu. Ja nipid, ma ütleks rahulikult rääkimine, et on mis on, lihtsalt proovi nagu mitte närvi minna, sest see minu arust kohe eskaleerub kõike ja siis on mõlemalt poolt ei jõua kuhugi. Siis kas ma olen tundnud end üksikuna, et ma jään ilma üritustest? Üksikuna megalt, see on hästi hea sõna, minu arust see kogu postpartum 4. trimester on hästi nagu halvavalt üksik. Sul võivad käia mingid hoidjad ja sul võib käia, ma ei tea, ema abis ja su mees tahab sind aidata nii palju, kui ta saab, aga päeva lõpuks on hästi kuidagi lonely ja kurb vahepeal, lihtsalt need hormoonid ja kõik. Ma ei tunne selles mõttes puudust, et issand jumal, ma ei saa kuhugi sünnipäevale minna, et ma jään ilma üritustest, siin küsiti, sellest mul on suva, aga lihtsalt näiteks need hetked, kui ma olingi Demiga pimedas koopas, kus ma õppisin alles tema neid vajadusi ja mulle tundus, et okei, aga kui ta tahab kott pimedas magada, siis kuidas see nagu toimima hakkab, kas ma olen terve suvi kott pimedas ja hästi nagu abitu tunne on mingites hetkedes, kui sa alles õpid oma last tundma. Pigem see oli mul hirm ja üksik tunne nendes pimedates hetkedes pimedas toas olla temaga.
siiani ma ütleks kohati see on hästi üksik, sest et nagu sina oled see nii-öelda vastutav isik oma lapse eest, et jah, üksik on hea sõna. Ja siis, et kuna ma IVF-i kaudu emaks sain, kas ma tundsin rohkem survet kõike nautida ja mitte viriseda? Ma ütleks, et ei, selles mõttes, et mitte isegi IVF-iga, aga mul oli aega lihtsalt nii kaua võib-olla valmistuda selleks, ise olla vaimselt küps, et ma ikkagi ju sain emaks, kui ma olin 34, et see kindlasti aitas kaasa palju sellele, kui ma oleks versus 21 Karin. Ma ei ütle, et ükski noor ema ei oleks valmis nagu, aga mina isiklikult võib-olla, et see kõik tegelikult aitas mul hästi ennast ette valmistada, et see ootus lapse osas oli suht realistlik. Ma ütlengi, et see kõik virisemine ja kurtmine, mis ma teen näiteks sassile või emale või sõbrannadele, ma kuidagi tunnen, et see käib asja juurde, et ma ei halvusta nagu oma last kunagi, ma ei mõtle kunagi, et ma kahetsen teda, lihtsalt vahepeal sul on halb päev ja siis sa natukene nagu kurdad sõbrannadele, et iga asjaga elus on tegelikult ju võib nii olla. Et ma ei hakka midagi nagu fake ima, kui mul on raske päev, siis ma nutan ja nii on, aga ma nagu tean lihtsalt oma südames, et ma ei kahetse seda ja võib-olla sellepärast mul ei ole mingit survet, et ma pean nautima või noh, et ma olen nagu väga tänulik siiani selle eest, et see kõik juhtus, et mul on laps nagu best asi ever minu jaoks, nii et jah, ma rohkem survet ei tunne. Nii, siis magamise kohta, kas Temi magab oma voodis päevauned, ööuned, püsib 2-kuuse beebi ema, et tema laps ei maga üldse voodis ja kõik ütlevad, et ta hellitab ära. Esiteks see ärahellitamine on täielik jaburdus, ma ei tea, igast uuringud minu arust on näidanud, et alla 1-aastased lapsed nagu nad ei mäleta mingeid siukseid asju, et nad ei manipuleeri sind veel, nad ei oska, ehk siis sa ei saa ära hellitada, sa saad lihtsalt pakkuda oma lapsele, kes võib-olla tahabki siis väga palju lähedust ja vajab palju lähedust, sest iga lapse temperament on erinev, et sa pakud talle nagu piisavalt siis lähedust. See, et kellegi teise laps magab ülihästi võrevoodis ja ei vaja nii palju lähedust, see ei tähenda, et kummagi laps on katki, on ju, nii et ära kuula mitte kedagi teist. Sa ise emana saad aru, et su laps on seal, sa tahad teda kaisutada, ta ei maga omaette voodis, sa proovid kõike, siis nii on ja ta magab sul süles, mis iganes vanuseni ja 2-kuune on nagu eriti pisike. Ja Temiga seoses mingi aeg väiksena ta magas kõik uned omaette, on ju, kui ma sain ta magama, sest ta oli mingi rampväsinud, siis mõnda aega, kui ma nii-öelda pimedas temaga olin, siis ta magas suht kontaktunesid ainult ja siis mul oli hästi tähtis, et ta magaks, sest ta ei olnud maganud nii pikalt enne, mis viis mingite hüsteeriliste öödeni. Ehk siis ma kartsin, et kui üks uinakas või jääb vahele, siis öö tuleb hästi hüsteeriline ja ma olin nagu paduhirmus nende ööde ees, ega ma istusingi temaga pimedas koopas, kõik uned maksimaalse pikkuseni süles mul, nii et mingi aeg oli ta ainult kontaktuned, vankris ta ei maga, turvatoolis ta ei maga, kõhukotis ta ei maga mul, nii et see oli ka päris pikk periood meil ja nüüd siis 3. kuu oli siuke, kus ma leidsin mingisuguse viisi, meil on see Membantu kiik, mida Tuuli soovitas mulle, siis seal ta magab iga päev paar und, siis unenõustaja abiga ma sain selle, et vankris magaks ühe lühemune, mis on minu jaoks juba mega super võit, et ta 1,5 tunnise unega vankris ja üldjuhul ikkagi siuke 1-2 und on ka süles õhtuti, sest need on nagu raskemad uned. Aga osad on siis isepäi kas kiigus või võrevoodis, 1 uni üldjuhul vankris, kui on ilus ilm ja siis, kui on raskemad päevad, siis ikkagi magab süles ka mõned uned. Aga ma ütlen, see võib muutuda ülehomme ja kõik asjad on kogu aeg muutuses, et ma loodan, et mingisugused iseseisvad uned jätkuvad, aga ära tunne ennast halvasti, sul on 2-kuune beebi alles. Nii, muidugi Temmike meil nüüd ärkas, vaatab mind siin kõrval. Pidi magama 1,5 tundi, aga ärkas 42 minuti pealt, nii et seda juhtub väga tihti. Vankris magamise kohta küsiti veel, selle nipi ma sain unenõustajalt, et põhimõtteliselt siis, kuna ta magab seal ainult ühe unetsükli, ehk siis mingi 20-30 minutit. Kõige kauem, mis ta vist järjest maganud vankris oli mingi 33 minutit. Siis ma teengi seda alati päeva kõige viimase unena, sest et see on kõige lühem nagunii. Ma ei hakkagi minema pikka und sinna tegema. Võib-olla ta üllataks mind korra täiskuu ajal ja magaks pika une vankris, aga minu jaoks ei ole väärt seda, et see esimene hommikune uni, et ta saaks selle teha pimedas ideaalsetes tingimustes, see loob meile nagu selle mõnusa päeva, kus tal on hea olla, hea tuju, ehk siis ma nagu ei viitsigi riskida nende esmaste unedega, kuigi seda ka unenõustaja soovitas, et võib-olla proovida just esimese unega, mis on tavaliselt kõige siuksem magusam, kui su laps ei maga vankris, aga siiani ma ei ole seda teinud ja ma panen juba pimedas toas siis valge müra käima, siis panen ta rinnale, imetan, kuni ta on täiesti nagu uimane, aga ei maga veel ja siis toon ta alla vankrisse aeglaselt, samamoodi valge müra terve aeg, valge müra on vankris ka ja siis ma panengi ta niimoodi väga uimasena sinna vankrisse. On kordi, kus ta alguses hakkab natuke nutma, aga ma kuulen, et see ei ole mingi hüsteeriline nutt, noh, lihtsalt siuke jorin natuke, siis ma nagu saen terve aeg, kui ma kõnnin, ma saen selle vankriga ja siis see valge müra käib, see on täiesti nagu mingi džungel, ma ütlen, ja siis ta lõpuks võib-olla mingi 50 minutiga jääb magama, jääbki sinna lihtsalt uimaselt vahtima ja siis lõpuks sulgeb silmad ja siis magab oma mingi 1 unetsükli täis, aga arvestades sellega, et ma arvasin, et ma ei saa kunagi temaga vankriga käia, siis see on juba päris hea. Pluss siis, mida vanemaks ta saab, seda rohkem saab vankriga ilmselt käia ja need kõik unemustrid võivad ka muutuda veel ajas, nii et ja praegu on see vankriuni meil igal juhul see kõige viimane. Mis on minu peamine nipp oma lapse uinumisel ja oma voodisse saamiseks? No
kussutamine ja kui kussutamine ei toimi, siis treeningpallil kussutamine, treeningpallil ei toimi, siis imetamine ja kussutamine. Ööunne ma panen nagunii ainult rinnaga. Selles mõttes mul ei ole mingeid ideaalseid lahendusi, et nipsuta sõrmi ja su laps uinub, on ju. Lihtsalt proovida erinevaid asju, tagumikutunnid, et mis su lapsel toimib, kui sa panid ta naapidi maha, kas see toimis. Üks päev ma panin niipidi, see toimis, siis ma proovin uuesti niipidi, see toimis uuesti, vau, siis 3 päeva hiljem mitte miski ei toimi. Et põhimõtteliselt iga päev katsetan ja see oma voodisse saamine samuti. Öösiti ta magab ikkagi mingi 2 pikemat tund oma voodis täiesti. Ma üritasin iga päev, üritasin kogu aeg, isegi kui ei õnnestunud, savi, ikka üritasin. Aga see esimene öine une ots siis oli nii... on tal nii sükene pinnapealne, et siis mul on lihtsalt kergem ta võtta kaisu, sest ta nagunii ärkab, ta ärkab mul kaisus ka ja isegi siis vajab kussutamist, et ma lihtsalt mingi hetk loobusin sellest, aga ma õppisingi või leidsin kuidagi öösel imetades, et issand, ta on öösel nagu nii nokkis, isegi süües ta on nokkis, ehk siis mul oli kergem teda öösel hakata panema järgmisteks unetsükliteks oma voodisse ja nii ta püsis, kuni nüüd meil on see 4. kuu uneregressioon vist, ehk siis igast asjad kogu aeg muutuvad, et praegu tal on öösel ka unisükene väga katkendlik ja pinnapealne. Siis mul ei ole mingeid nippe. Ma ütlen, meil lihtsalt toimib hästi see Membantu kiik. Tuuli soovitas seda mulle mingi aeg, et see nagu kussutab teda. Mingitel hetkedel on õnnestunud, et ta lihtsalt võravoodis või meie suure voodi peal teeb pikemaid uinakuid, aga üldjuhul on ka sükene, kellele on vaja palju kussutamist ja kui ta natuke vanemaks saab, 2 kuu pärast mul on plaan hakata siis tema iseseisvat uinumist natukene rohkem katsetama, et panedki võib-olla ka uimaselt lihtsalt voodisse, võravoodisse, patsutad tagumikule. Mingi sükseid asju hakkan proovima siis, kui ta on natukene vanem, aga ta on praegu alles nii pisike. Oled alles pisike. Et siis ma ei viitsi mingi hullult vaeva näha. Peaasi üldse magab, ma ütlen lihtsalt see meie esimene kuu oli nii õudne, et kui ta magab mul süles, suurepärane. Kui ta magab mul seal kiigus, suurepärane. Kui ta magab 20 minutit vankris, suurepärane. Kui ta magab, punkt, suurepärane. Kuidas ma ta sinna magama saan? Kui kontaktis see on või ei ole, nagu need asjad on praegu minu jaoks veel teisejärgulised. Et ma lihtsalt tahan, et ta magaks ilusti. Praegu ta magab ilusti. Kuidas õhtudesed magama panekud on ja õhtud on alati kõige raskemad enamus beebidel, sest et päeva peale kuidagi emotsioon on nii palju tekkinud. Võib-olla mingit väsimust on, võib-olla päevased uinakud pole head olnud ja siis raske on nagu maandada seda õhtuks, kui siis hommikul kõige esimene uinak on kõige kergem tavaliselt. Ehk siis pidevalt ikkagi see võtab mul aega mingi süke tund, 2 tundi ikka võtab aega õhtune nii-öelda kõik kokku, et selles mõttes ta uinub nagu ikkagi kiiremini. Me lähme juba mingi pool tundi enne uneaega, olenevalt siis päevastest nagu uinakutest, see võib olla 7:30 kuni vahepeal 10:30. Kui on väga lapes päevad, aga üldjuhul me üritame mingi 8 saada ta nagu ööunne. Ja siis ta uinub ka mul süles, imetades, kussutades, uinub üsna raskesti, aga uinub. Ja siis ma olen üritanud teda, alati üritan panna oma sinna vooditaskusse oma hälli. Aga ta üsna kiiresti ikkagi ärkab, et ma saan isegi ta maha pandud, et asi ei ole selles maha panemise hetkes, et ta kuidagi nagu isegi võib olla täiesti nagu lõdva ja kaua maganud. Mingi 30 minutit hoian süles ja siis panen, aga ikkagi ta ärkab suht ruttu üles peale maha panemist. Ta isegi ärkab süles tihtipeale, kui ma kussutan, niimoodi, et hakkab nutma ja peab nagu veelgi rahustama. Ja siis ma olengi loobunud sellest, et õhtul ma teda oma voodisse jätaks üldjuhul, et ma 1 korra tavaliselt proovin ja siis ma annan alla ja võtan ta nii-öelda kaisu, aga isegi kaisus ta ei maga normaalselt, selles mõttes, et ta nagu ikkagi ärkab. Ja ka kaisus on seda, et vahepeal ta kaisus nagu ärkab, ehmatab millegi peale või niisama ärkab üles ja uinub ise uuesti, aga tihtipeale ikkagi hakkab nutma, siis ma pean jälle püsti tõusma ka kaisust ja kussutama teda edasi, ehk siis see võtab suht kaua aega, et ma nagu unistus oleks see, et vanusega saaks ka õhtul ma mingi kas või pooleks tunniks tulla toast ära niimoodi, et mingit, ma ei tea, kas või telekas istuda lihtsalt sassiga, ilma et peaks nagu iga sekund nii-öelda elus hoidma kedagi või temaga tegelema, et siis nagu oleks mingit 2 aega ka natukene, aga praegu see kindlasti ei ole võimalik, ma ei näe ja ma ei viitsi ka sealt toast ära tulla, kui ma tean, et ma mingi 10 minuti pärast pean sinna tagasi minema ja kui see toast ära tulek mul praegu pigem nagu teeb karuteene, et ma pean siis nagu rohkem kussutama hiljem versus, et ma kohe taban selle hetke, kohe saan ta potentsiaalselt uuesti magama kussutatud. Ja et mingid nagu kiiksud ikkagi on igal lapsel. Et see ööuni kahjuks on sükene raske ja unenõustajaga isegi 2 nädalat me tegime koostööd ja minu sööuni nagu väga ei saanud nii-öelda paremaks.
seal me ei saanud midagi ja ma teen seda Huckleberry mingi sweet spot'i järgi kõike. See uinumine nagu isegi ei ole enam nii suur probleem, lihtsalt see magamas püsimine ja just iseseisvalt magamas püsimine just õhtuses kõige viimases unes, et mida uned edasi, seda vähem ta tahab nagu iseseisvalt magada ja tahab rohkem kaisus olla ja ma kogu aeg meenutan endale ka, et ta on ju alles 3,5-kuune, et see on jumala fine minu arust isegi kui ta on mingi aastane, et tegelikult see on ju alles hästi väike laps, väike inimene. Ilmselgelt nad tahavad lähedust, nagu meil on vahepeal unedega raske mingi magamatuse öösel, siis neil on täpselt sama, et kuidagi see on küll väsitav ja ärritav, aga samas ma üritan alati endale kuidagi meenutada, et on ju pisike inimene, et selles mõttes ma nagu väga ei lähe vihaseks tema peale kunagi. Lihtsalt ma olen ärritunud nagu selle olukorra peale, kui ma ise olen mega nagu väsinud ja praegu ongi see uneregressioon käsil, ehk siis ta on tihtipeale öösiti mingi 2 tundi lihtsalt üleval, kui ta varem magas nagu ilusti läbi öö peaaegu lihtsalt toitmiseks äratasin ta. Et nüüd ikkagi on need ööd raskemad ja see täiega mõjutab tegelikult, nii et jah, ei ole mingi mega easy protsess, kui kellelgi on mega knippe, siis võite mulle DM-i saata, kui teil oli sama. Et hästi palju oli neid vale starte nii-öelda õhtule, et kui saite neist lahti kuidagi, siis võite mulle kirjutada Insta DM-i. Siis küsiti veel päevade kohta, et kaua Demi on päeval üleval ja milline on ärkveloleku tegevuskava. Mõni päev ausalt öeldes lihtsalt nagu saadan päeva õhtusse, kui on mingi raskem päev, et see ei ole see, et ma iga päev teen neid asju, aga enamjaolt ma üritan niimoodi, et ta ärkab, ma vahetan mähkme ära, siis ta sööb ja siis ikkagi mingisugune kõhul olev aeg ja ma üritan ikkagi ajastada, et sükest teadlikku matil kõhul ja olemist on vähemalt 15 minutit iga päev, mitte küll järjest, aga niimoodi vahepeal 10 minutit, vahepeal 5 minutit ja siis kõik need ülejäänud vahepealsed, kus ta pead hoiab, on niisama lisaks. Siis mingite mänguasjadega mängime, siis ta on mul tihtipeale beebipjörnis niimoodi, et ma kõristan seal ees. Kui ta on ise sükene rahulik ja mängib iseseisvalt matil, siis ma lasen seda ka tal teha. Sipleb seal oma jalgadega ja et ta õpiks nagu just käte ja jalgadega seal nii-öelda ka ise mängima ja vahepeal ta on võib-olla näiteks 10 minutit vabalt matil, lihtsalt vaatab neid rippuvaid asju ja ma mingi ma ei tea, toimetan köögis midagi või midagi sükest. Aga jah, ikkagi iga ärkvel oleku ajal on söömine, mähe, mingisugune matil mäng, natuke beebipjörni, siis kas minul või Sassil süles kõnnime toas ringi. Ma ei tea, ega mul mingit sükest mega set päevakava ei ole. Nüüd kui on ilusamad ilmad, siis mul on see beebila vist mingisugune telk, nii et aias on see telk, et natuke ka värsket õhku iga päev saaks. Ja mis mänguasjad talle meeldivad, siis alguses talle ei meeldinudki, on ju midagi, ta oli nii väike, ta magas, aga praegu ikkagi igasugused muusikaga mänguasjad, kõristid, mida värvilisem, seda parem, siuksed kontrastsed, mustad, valged, punased on praegu siuksed, mis ta näeb väga hästi juba. Siis nendega üritame mängida ja kõristada ja mingisugused närimisrõngad on tal, mis talle meeldivad ja beebipjörni selle puidust mänguasjaga ta mängib väga usinalt iga päev, nii et ikkagi mingid siuksed lemmikud on tal tekkinud. Siis igasuguste tervisevaeguste koha pealt, et kas Demil olid gaasid või koolikud. Jumal tänatud, koolikuid ei olnud, jumal tänatud, seda witching hour'it meil ka ei olnud, et laps lihtsalt nagu selgitamata põhjustel röögib iga päev, et seda õnneks tuitutu ei olnud. Meil oli selgitatud põhjused, ta ei maganud ja siis ta röökis öösel, aga koolikuid ei olnud ja gaasid olid ikka väga-väga hullud mingi aeg ja ma proovisin erinevaid rohtusid. Nüüd need on õnneks vaibunud, ma ütlekski, et 8. nädalal hakkasid kõige hullemad ära minema. Nüüd on siis 3,5-kuune, ta nagu ikka natuke gaasitab, aga see ei tee enam talle nagu valu, et nüüd on rohkem see kõhukinnisuse teema, aga mulle tundub, et see on ka nagu üle läinud. Ehk siis gaasid olid kahjuks ja jah, nüüd jääb siis üle oodata hambaid. Ja siis küsiti veel nende gaaside kohta, et kui imetav ema tarbib gaasilisi jooke, kas siis see tekitab beebile ka gaase, mida mina sellest arvan. Kuna Demil olid gaasid, siis ma hullult uurisin nagu kõiki neid asju, et mida ma ise tarbin, ma üritasin vältida kõiki asju, aga arst ütles mulle kohe, et see joogigaseeritus nagu ei jõua meie süsteemist lapsele niimoodi, et gaseeritud jook, see gaas läheb kuidagi teistmoodi meie kehast välja, et pigem mis tekitab lapsel gaasi on näiteks kofeiin, ehk siis oletame, kui sa joodki mingi 1 või 2 kohvi päevas ja siis näiteks veel võtad klaasi kokat õhtul, siis see koka gaseeritus nagu ei tekita gaasi, vaid see, et kokas on ka kofeiin ja see kofeiini kogus võib-olla päeval läheb suureks, et see on üks asi, mis on väga levinud, et tekitab lastel. Võib-olla rohkem võimendab, mitte ei tekita gaase, võimendab, sest noh, see, mis tekitab, on ikkagi see, et nende seedesüsteem ilmselt nagu areneb alles, on ju. Aga see siis maasikad ma märkasin Demil, nüüd Eesti maasikad on fine, aga mingi aeg maasikad ma jätsin ära, šokolaadi ma jätsin täiesti ära pikaks ajaks. Nüüd ma olen natuke aega jätsin miksibatoonidega katsetanud ja nüüd tundub fine, ehk siis mingid muud toidud, et on mingi teatud nimekiri asju, mis on siuksed väga sagedased nähtused, siis ma neid üritasin nagu vältida. Aga gaseeritud joogid üllataval kombel, ma ise kartsin ka seda, aga need ikkagi enamjaolt ei tekita. Kindlasti on erandeid, aga nii vähemalt arst mulle rääkis. Ja siis küsiti tuleviku kohta, et kas ma plaanin tööle tagasi minna, kui Demi on 1,5-aastane ja kas ma üldse näen seda nagu ette. Ja mõnes mõttes ma
kindlasti näeks seda ette selles mõttes, et ma usun, et paljud emad nagu lihtsalt tahaks seda võib-olla enda eneseväljendust juba selleks hetkeks, kuigi teisest küljest võib-olla laps tundub alles siis natuke väike, et ma arvan, oleneb lapsest ja sellest ka. Aga kuna ma nagunii palgatööl ei käinud juba enne TEMi, siis ma ei kiirusta kuhugi kohe, pluss siis mul on need sotsiaalmeedia tööotsad, mis ma teen aeg-ajalt, mis on mulle siuke hea väljund. Nii et mul otseselt kiiret ei ole, aga seda lasteaeda panekut ma küll kaalun, et ta vist saaks siis minna aastaseks, ta saab, ma isegi ei tea, millal ta siis minna saab, kui ta saab märtsis aastaseks, siis ikkagi jah, 3+6 septembris vist siis saakski minna, on ju, järgmine aasta. Aga et võib-olla mingi üks päev alguses lasteaias, et mitte 5 päeva nädalat ma kindlasti ei kujutaks ette või tundub nagu, aga võib-olla lihtsalt nagu enda mõttes, et korra tuulutada ennast ja et laps saaks sotsialiseeruda, siis natuke nagu vaikselt hakata harjutama seal 1,5–2 aasta juures. Igal juhul ma ei tea, siin on aega veel, ta on alles 3-kuune, nii et jah, aga kuna mul seda regular palgatööd nagunii ei olnud mõnda aega, siis ma hetkel selle peale ei mõtle. Ilmselt kunagi, kui ma tahan tagasi minna palgatööle, siis ma saan juba hakata selle peale mõtlema, aga ma arvan, et kui, siis see on üldse võib-olla mingi paari aasta pärast, kuni 5 aasta pärast näiteks. Nii, siis siin on küsitud toodete kohta, et must-have tooted, mis mul on olnud, suurimad abivahendid, vastsündinuga erinevad tooted ja siis, et kas ma ostsin midagi, mida ma üldse ei kasutanudki, vastupidi, et nagu mingid asjad, mis olid mõttetud. Ja sellega seoses keegi küsis Aulet soki kohta ka ekstra ja ma tellisin selle Black Friday ajal, on ju, see on mingi USA teema, see on nagu siukene nutisokk, mis monitoorib su lapse hapnikutaset, südamelööke, et siukene nagu monitooriv sokk lapsele. Ja ma tellisin selle Amazonist, sest Eestisse seda ei tarninud Auleti ametlik leht ja see oleks pidanud mu esimene red flag olema, sest siis, kui see Amazonist tuli, haiglas minust tahtsime esimest korda seadistada, sest et ma ei tea, esmavanematena me nii kartsime seal, vaatad, kas ta hingab, mida nädal edasi sa harjud ära ja need hirmud nagu natuke kaovad, aga alguses oli eriti see vajadus monitoorida kõike, on ju, ja siis kuidagi me ei saanud seda äppi nagu tööle, et mingisugune asukoha error oli, sest et Eesti tegelikult ei ole Auleti nii-öelda maa ja see seade, mis meile saadeti, oli vist mingi saksa seade, ehk siis justkui nagu see seade ei match'i sinu asukohaga, siis ma mõtlesin mingi kas me ei saagi seda kasutada, sest see maksis minu arust isegi soodukaga mingi 150+ eurot, on ju, lihtsalt raha nagu vetsupotist alla. Ja ka lõpuks siis sai mingi VPN-i panna, on ju, mis seda asukohta kuidagi nagu petab ja saime selle tööle, okei, väga tore, aga kuidagi iga uus asi ma ei viitsi kohe seda kasutada ja lõpuks paar nädalat hiljem vist mõtlesingi, sain selle Membantu kiigu, on ju, et kui ma panen Temi sinna kiiku, siis ma tahan kindlasti monitoorida teda nagu kogu aeg see monitoorimine iga uue asjaga ja siis ma panin talle selle sokki jalga, avasin äppi ja oli aeg siis mitu nädalat hiljem äppi uuenduseks ja siis ta viskas uuesti selle asukoha mingisuguse errori, aga see eelnevalt oli võtnud sassil mingi nädal aega, et seda mingi timmida ja see piiksus ja mis iganes ja siis lõpuks ma olin nii vihane selle Auleti peale. Lõpuks ei kasutanudki seda, ma müüsin selle Vintage'is maha, õnneks keegi ostis selle mingi 125 euroga ära Leedust. Ma kirjutasingi sinna juurde kõik selle asukoha teemaga pikalt lahti ja siis keegi leedukas ostis selle ära. Igal juhul minu jaoks oli täiesti mõttetu ost. Oleks see ilusti töötanud ja et ma oleks seda kohe saanud kasutada, võib-olla ma oleks nagu seda teinud, aga siis ma hakkasin juba nägema TikTokis mingeid nagu, ilmselt jälle ekstreemsed näited, aga kuidas lastel oli selle Aulet sokist jäänud mingisugune nagu põhimõtteliselt mõlk, sest et see sokk oli kogu aeg jalas, kogu aeg monitooriti, mingi Ameerika näide jälle, on ju. Et reaalselt see nagu moonutas lapse jalga. Mitte nagu mingi hullult, aga piisavalt, siis ma mõtlesin ka, et kas ma üldse tahan seda Temile panna, on ju, ma ei tea, igal juhul see oli üks täiesti mõttetus. Aga toodetest ma olen lausa teinud täitsa tegelikult nimekirja, lihtsalt, et teile jagada. Ja esimese asjana ma tahaks mainida ikkagi pampersmähkmeid, on ju, sest et mähkmed on täpselt siuke asi, mis neid kulub ebareaalselt palju. Mul on praegu Abestoriga koostöö, kui te nägite mu pampersi videot Instagramis ja selleks hetkeks, kui nad kirjutasid mulle, tegelikult Temi oli juba 2-kuune ja me olimegi valinud pampersi, me olime mingi 6 või 7 erinevat brändi mähkmeid proovinud, sest me saime Marta mingid ülejäägid ja me saame haiglast mingeid erinevaid ja tõesti nagu lihtsalt pampersid on nii head, nad püsivad nii tugevalt kinni. Temil praktiliselt kunagi ei ole lekkinud, ainult siis, kui hakkas väikseks jääma, see üleminekuperiood korra lekkis, ehk siis nagu tõesti, iga laps on erinev, aga Temil nagu mega sobis ja mulle meeldib pampersi peal on see kollane joon ees. Kui ma tõstangi ta magamast mähkmelauale tavaliselt otse, siis ta vahepeal magades ei olegi pissinud, mingite muude mähkmetega ma oleks puhta mähkme siis ära võtnud ja põhimõtteliselt raisku lasknud, on ju, sest ilmselt need kinnitused enam nagu ei püsiks nii hästi. Siis ma näen kohe ära, et okei, see joon on kollane, ma ei vaheta praegu või siis kui joon on sinine, siis see näitabki seda, et mähe on määrdunud, nii et see indikaator on selle hästi hea. Pluss siis see üleminekuperiood oligi täpselt see, et seal on see X ja pluss nende krõpsude koha peal, et kui sul plussi peale veel nad mahuvad, siis see mähe sobib suuruse mõttes, aga kui juba X-i peal on, et nagu hakkab juba natukene minema kitsaks see krõpsu ületoomise koht, et siis sa peaks minema suurema pampersi suuruse juurde üle ja suht täpselt niimoodi oligi, et Temil lekkis mingi üks öös kuskil külje pealt natuke ja siis ma hakkasin vaatama, et see krõps on
on ikka nagu väga lähedal selle liiksile. Nii et siis kohe liikusime number 2 mähkme juurde ja ilmselt mingi hetk varsti siis juba 3 juurde. Praegu enam-vähem veel 2 on, aga igal juhul ma olen mega rahul ja minu arust mulle tundubki, et miks nad ei leki, sest nad on sealt tagantpoolt on ikkagi nagu suht nagu seljani on see imav koht, et tihtipeale teistel brändidel on ainult ees või siis ees ja nii-öelda all, aga Pampersil on ees, all ja ka selja peal, et kui laps ikkagi magab selili, siis siiani Demil on mega hästi imanud. Ja muidugi, kuna nüüd nii palju kulub, siis on hea neid saada soodukaga ja Abestoris on ka sellised kuupakid, et saabki siis regulaarse tellimuse teha, mis on juba palju soodsam, et kogu aeg on olemas ja hea soodsa hinnaga. Nii Pampersitele kui niisketele salvakatele on need ja niisked salvakad ka. Ma kasutasin alguses kogu aeg neid Knife brändi omi, aga see pakend, kui ma selle lahti tõmbasin, siis ta kogu aeg nagu rebenes kuidagi niimoodi liiga lahti ja ta ei sulgunud enam nii hästi, et need alumised salvakad juba hakkasid kogu aeg kuivama mul ja Pampersile üle minnes, Pampersil on siuke tugev niiskete salvakate see klõps, et nagu viimase salvaka sa saad ka ja ta on ikka siuke mõnus niiske. Sass isegi ütles, et need on palju pehmemad salvakad, et mulle endale meeldivad need palju rohkem Pampersi omad ja need on ka muidugi sensitive ja beebile sobilikud, et neid saab ka nagu kuupakina tellida sealt jällegi soodushinnaga, sest kui sa oled Abestoris registreerinud liige, mis ma olen ka, siis on alati –15% nendelt toodetelt, saad teha endale püsitellimuse ka ja mul on nendega sooduskood ka praegu koostööna, ma arvan minu arust aasta lõpuni, kui ma ei eksi, Karin15 ehk siis saad veel –15%, kokku –30%, mis on mega hea soodukas asjalt, mis sa nagunii kasutad ebareaalselt palju. Et võib-olla Instas nägite, aga ma tahtsin siin ka mainida, et kõik, kes emad vaatavad ilmselt siukseid videoid, siis see on minu arust hea siukest asja teada, et kust saada väga vajaminevaid tooteid soodukaga ja mis tooted on head. Siis number 1 asi, mis ma olen nagu, ma mõtlen, ma ei saaks ilma selleta praegu elada, on ikkagi see Membantu kiik. Nagu ma ei teadnud isegi, mis see on, ma polnud sellest midagi kuulnud. Tuuli rääkis mulle sellest, ta küsis, et kas see on minu arust väärt seda, ma olin mingi, mis asi see on, ma pole isegi kuulnud siuksest asjast, aga sisuliselt nagu ergonoomiline kiik, kus laps magab sees ja see kiik ise nüüd liigub üles-alla, ehk siis ta nagu õõtsutab last ja sa saad panna selle suht tugevalt õõtsutama vaikselt ja saad panna taimeri peale ja nii edasi. Ja Tuuli siis lõpuks nagu ostis selle ja ma olin siis üldse meeleheitel, et Demi tollel hetkel üldse uinus väga raskesti, ma ei olnud veel täpselt seda nagu neid Huckleberry sweet spot ei ole sul enne, kui laps ei ole 2-kuune, ma ei olnud õppinud ta neid ärkvelaknaid ära, ehk siis ma olin väga meeleheitel ja ma tellisin Jagast selle Membantu kasutatult ja selles mõttes ta ei olnud nii mõjuv võib-olla Demile nagu Tuuli lapsele, sest Demi oligi raske uina, et ma ei saa teda niimoodi panna, et ma panen ta ärkvel sinna näiteks sisse ja ta jääb magama, mis Tuuli lapsega toimis. Minu lapsega see ei toimi, sest et ta jääbki magama raskesti ja ta ka on siuke nagu vajab lähedust ja siuke. Ehk siis minul mingid asjad ei toiminud, samamoodi ööunne ma teda seal ei saanud, ma proovisin, aga esiteks ta nagu õhtuti tahab pigem lähedust, et ta ei ole nõus seal kiigus olema ja isegi kui ta jäi seal mul ühe korra magama, kohe ümbertõstmise hetkeks ta ärkas üles põmms. Ehk siis iga laps on erinev, aga mida ta on mul aidanud, ongi see, et vähemalt paar uinakut päevas ma saan ikkagi full kontakti vabalt, mul on videomonitor ja ma kogu aeg näen, mis tal seal toimub, on ju, aga lihtsalt nagu see, et kui sul on ka laps, kes sa ei saa nagu 9 uinakuks seda maha panna. Kui sa ei ole seda kogenud enne, siis võib-olla ei tundu nii ekstreemne, et no mis siis on, magab süles, on ju, aga kui see ikkagi kestab nagu kuid ja kuid ja kuid või nädalaid ja nädalaid, see lõpuks on nii ahistav, on ju, et ma saan täiesti aru, kui vahepeal tahad kas või lihtsalt mingit tunnikest käed vabaks hingata, on ju, ja see Membantu on mulle praegu seda täiega andnud, et see põhimõtteliselt vist nagu sünnist kuni 15 kiloni võib seda kasutada. Võib-olla see ei mõju jällegi igavesti, aga praegu ta mõjub ja lihtsalt täiesti 1000% minu jaoks olnud seda raha väärt. Siis teine asi, Baby Björni tool, nagu imeline asi. Jällegi, kui sul ei ole kõik need asjad, mis ma mainin, sul ei ole tegelikult neid vaja, on ju, välja arvatud mähkmed, aga kõik need nii-öelda lisatööristad, need on ebavajalikud, tegelikult sa võid lapsega panna lihtsalt põrandale, on ju, mati peale, et see on täiesti fine, sul ei ole vaja mingit tooli, kui sul on vaja korra mingi vetsu minna või midagi, aga lihtsalt see tool, talle esiteks meeldib seal istuda, kui ta ei viitsi olla matil selili enam või kõhuli, siis me paneme ta vahepeal tooli, isegi vahepeal ta ei taha süles olla ja siis me proovime tooli ja ta on toolis rahulik ja mängib seal oma puidust mänguasjaga, et lihtsalt nagu jällegi mõõdukas koguses kõiki neid asju, aga see on nii abivalmis asi nagu best thing ever ja seda on nii kerge kaasa võtta igale poole, see on nii pisike, läheb lapikaks kokku, 1000% oma raha väärt. Siis see suur roosa treeningpall, ma ise istun seal peal, laps on süles ja siis põrgatan selle palliga. On aidanud seda, et ma ei pea kätega nagu manuaalselt kussutama nii palju last, kes siis uinub üsna raskesti ja vajab väga palju kussutamist. Et see on kindlasti asi, mida ma olen väga palju kasutanud. Kui oled ka kussutamispandeemias ja käed on väsinud, siis soovitan mingi soodne treeningpall kuskilt sebida. Siis rase
raseda padi ja nimelt just see piklik padi, mida sa saad hästi pikaks panna, sest et kui ma rasedana magasin sellega nii-öelda kõhutoeks, siis nüüd ma kasutan seda voodi ääres, nii-öelda selle vooditasku ja voodi vahel, kui näiteks Demi magab minu kõrval. Siis Sheinist siukene munakujuline öölamp sõbranna kinkis mulle ja põhimõtteliselt nagu 2 korda täpid sinna peale, siis see läheb põlema. See on alguses mingi värviline, saad keerata, tahad värvilist näiteks punast või midagi sooja või valget, mul on see valge peal ja siis kui hoiad all, siis ta läheb kas eredamaks või tumedamaks ja selle saab siis nii-öelda all hoides panna hästi-hästi madala nii-öelda kumaga ja öösel nagu iga pisikene valgus tundub nii ere, ehk siis see munalamp on olnud nii hea. Eriti alguses ta oli mul siis mähkimislaua juures Demitoas ja siis vahepeal oli ka mul öökapil, et lihtsalt siukene mõnus, hästi hämar soodne öölamp on olnud ülihea ja siis teine öölamp ka on siuke pilvekujuline, nagu lihtsalt käib stepslisse pisikene pilv ja polegi nuppu, ta läheb ainult siis kumab tööle, kui on kott pime ruumis ja igas vannitoas minu arust nagu mega hea. Öösel me läheme vetsu, me ei pane isegi tuld põlema, see pisike pilveke kumab seal, ta üldse ei riiva silma, sa näed piisavalt, et oma häda ära teha, samas sa ei ärata ennast selle suure nagu tulega on ju ja minu arust ülihea ideega kuhugi kas koridori näiteks panna või lastetubadesse, sest päeval, kui on valge, ta lihtsalt on kinni, nagu kui on natukenegi valgust toas, ta ei kuma. Ma ei saanudki alguses aru, üritasin mingi, kuidas ta tööle käib nagu valges vetsus ja siis mingi hetk lõpuks siis avastasin, et nagu ma panen ukse kinni, siis ta hakkas kumama sealt ukse vahelt, siis ma mõtlesin mingi geniaalne. Jätan need kõik lingid siia, aga nagu ülihead need 2 lampi just öisteks käimisteks, sest ilmselgelt imetavad emad ja üldse beebidele, kes isegi pudelit annavad öösel, me oleme üleval on ju ja lihtsalt öiseid tegemisi ja käimisi on palju rohkem. Ja viimane pikk telolaadija, sest et tihtipeale ma lihtsalt nagu kuisutan, nagu ma ütlesin, vahepeal tund aega, 2 tundi ja mul põhimõtteliselt telo on siis lihtsalt selle pika laadijaga kas käes. Ma üritan muidugi väga mitte scrollida sellel ajal, sest ma ei taha selle valgusega nagu Demi segada, aga kui ma tunnen juba, et tegelikult nagu magab, siis ma veits scrollin ja öösel, kui ma imetan ka, et vahet pole, mis asendis ma olen või kuidas, siis mul on see pikk telefoni laadija, mis ei jää kuhugi kinni. See on ülihea ja teine asi ja üks nipp veel emadele veel, kellel on ööunne saamine mega raske ja sa tunned, et sa oled terve igaviku seal toas. Vahet ei ole, kas laps nutab või ei. Ma olen hakanud seda tegema, et kohe, kui ma lähen ööunne panema Demi, 2 kõrvaklappi kõrva ja mingi imeline muusika, mis mulle täiega meeldib. Praegu on Noah Kaani album mul täiega, mingi aeg ma kuulasin Harry Stylesi albumit, mingi aeg kuulasin country't täiega, siis Taylor Swifti, aga see kuidagi shiftib täiega mind vaimselt sealt, et ma olen väsinud, ma olen võib-olla lausa kurb juba, ma olen üksik, ma olen siin pimedas, ussutan mingi white noise'iga oma last, vahet ei ole, kas ma saan scrollida või ei, aga see nagu volüüm ja kõik see kuidagi on nagu siuke masendav. Versus siis nüüd ma olen seal pimedas, reaalselt ma jammin, Demi on mul võib-olla dissi otsas ja ma lihtsalt nagu kussutangi teda selle laulu saatel niimoodi ja see on kuidagi shiftinud mind täiega nagu sellest nii-öelda üksikust ja kurvast vaimsest, mis mul alati oli ööunedega just ja õhtuid alati hästi kartsin ja siiani veits nagu pelgan õhtuid, sest ma ei tea kunagi kaua mul läheb, on ju. Aga nüüd ma olen saanud sinna, et nagu kohe, kui ma panen kõrvaklapid, siis nagu vahet ei ole, vahepeal isegi ta nagu nutab mul süles, mis vahet seal siis on, kas ma ju näen, ma olen siin, on ju. Lihtsalt enda vaimsele see muusika kuulamine on andnud nii palju juurde. Et jah, mingid head kõrvaklapid ka siis võib-olla must have tooted. Igal juhul ongi 4. trimestri Q&A tehtud. Ma arvan, et hakkab mul varsti ärkama ka, nii et ma ei taha siin saatusega mängida rohkem ja seda videot pikemaks ajada. Ma tahtsin sellega ära teha, sest siis mingi 10 aasta pärast võib-olla ma ei mäleta enam neid hetki ja on tore vaadata tagasi igat staadiumit siis sellest rasedusest ja sünnitusest ja kõigest. Ja kindlasti ma ütleks, see on kõige raskem periood olnud, on ju, aga teisest küljest ka lahe, tore, ilus, sul on oma beebi, on ju, et selles mõttes nagu kõik, mis raskused on, isegi ma näen oma sõbrannade pealt, kellel on mõnel nagu 10 korda raskem. Siis päeva lõpuks need naised ikkagi on nagu nii võimsad ja tublid ja nad ikkagi naeratavad lõpuks ja see laps ikkagi nagu korvab selle tunde päeva lõpuks, ehk siis nagu kui sa oled alles rase ja sa vaatad seda, siis ei pea üldse kartma, lihtsalt valmistagi ennast ette, et saab olema natuke intensiivne eluperiood, aga sa saad kindlasti hakkama, see on kindlasti mega ilus eluperiood ka. Ma tunnen tõesti nagu, et see esimene kuu oli väga traumeeriv ja raske, lihtsalt see ärevus ja šokk ja kodu oli võõras, mis ma rääkisin on ju vlogides. Nüüd ma olen sellest nagu täiesti lahti saanud, õnneks inimene harjub kõigega, on ju. Ma keskendun positiivsele, mul on mingisugune rütm ja rutiin tekkinud Demiga, ma tunnen teda rohkem, ma olen lihtsalt harjunud olema ema nüüd, ma olen harjunud, et mul on see mega suur kohustus, ma ei saa öelda, et ta mingi hullult nüüd kerge on ju, aga selles mõttes minu jaoks on läinud iga päevaga kergemaks, et vaimselt ma olen harjunud sellega. Nii et jah, aitäh kõigile, kes küsimused jätsite, ma loodan, et see vastas paljudele asjadele, ma loodan, et tundsite ennast siin ära või siis saite mingit uut infot, aitäh, et vaatasite ja näeme siis, tšau!